Hiiumaa pulmakindad on kogutud muuseumisse kõik 1860. aastast kuni aastani 1900 ja neid on kokku olemas 9 erinevat paari, aga nendes kõikides on sarnased tundemärgid. Nii et Hiiumaa kindad tunneb kohe ära teiste hulgast. Pulmakindad on olnud pulmades traditsiooniliselt tegelikult paljudes riikides, mitte ainult Eestis kasutusel ja see oli traditsioon, see oli ebausk, et pruudi käed pidid olema kaetud ja peigmehel ka, et pruut ja peigmees kandsid oma laulatuse reisi peal kindaid ja pruut kandis kindaid isegi pulmalauas pärast, nii et peigmees pani talle tükikesi suhu, pruudil olid kindad käes. Hiiumaa kindad on kõik pärit Emmaste kandist. Neid on 2 värvi, valget ja pruuni. Valge on lambavalge ja pruun on värvitud lõng. Kõikidel nendel kinnastel on ühised jooned. Kõik randmeosad on natuke sarnaselt kaunistatud. Nendel on olemas narmad, vitsaread ja väikesed värvilised hernekesed. Ja kinnastel oli veel selline väliskülje peal selline kasvatus- ja kahanduse rida, mis tegi võimalikuks selle, et kinnast oli mugav panna kas kasuka või kuue varuka peale ja kanti nii, et narmad jäid kõigile näha, et ilus ja värviline kinnas oli siis kõigile näha, kes pulmarongkäiku nägid. Praeguseks on teada, et ainult see kinnas või seda tüüpi kinnas on olnud meeste kinnas, kuna teised kindad on kõik nii palju väiksemaid, et tõenäoliselt nad on olnud naiste kindad. Peigmehe kindad pruut kudus oma peigmehele ja pruut pidi üldse palju kuduma, sest kinnaste traditsioon oli ka selline, et neid kingiti nii sugulastele, peigmehe sugulastele ja kingiti ka lihtsalt pulmakülalistele, vahel kingiti koguni pulmades 50 paari kindaid ja neid kõiki pruut ei jõudnud ise kududa, siis oli nii, et pruut käis neid annetustena küla pealt küsimas ja on teada, et on kindaid, mis kunagi kasutusse ei jõudnudki, neid muudkui kingiti ühest pulmast teise.